ja tere tulemast minu YouTube'i kanalile ja see on mu esimene YouTube video, ma ei tea, kas keegi vaatab üldse, aga jah, ma otsusin avada oma esimest YouTube'i kanalit, ainuke YouTube'i kanalit. Ja asi on see, et kuu aega tagasi ma saan teada, et ma pean korraks 1 nädalaks Hiinasse tagasi sõitma. Ja täna on see aeg, ma just lõpetasin ühe loengu ülikoolis ja siis nüüd ma olen kodus ja siis kohvrit ma ei ole veel täiesti pakkinud, alustanud, nii et praegu mul on veel 2 tundi bussijaama sõita, et Tallinna sõita. Nii et aega on päris kiire, aga ma leian ikkagi aeg, otsustasin siit videot alustada, et lihtsalt reisida koos minuga Hiinasse ja siis ma näitan teile, mida ma teen selle nädala jooksul Hiinas. Et nüüd on kell 2:20 ja mu buss on kell 3 ja siis nüüd on mu 3 kohvrit pakitud ja ma arvan, et ma nüüd kutsun Bolti ja siis lähen bussijaama. Okei, ma just registreerusin sisse ja nagu ikka, seal ei olnud nagu väga palju inimesi ja siis nüüd ma lähen trolli juurde ja seal läbi siis pilvi piiri mingi kontrolli. 3 hours later. Pärast 3 tundi sõitu ma olen nüüd Istanbulis ja nüüd kohe tunnen, et ma olen julgem eesti keelt rääkida, sest Eesti lennujaamas kõik nagu tundub nagu vaatavad mind ja aga siin nagu kõik ei saa aru, nii et ma võin vabalt rääkida ja minu teine lend on 2 tunni pärast kusagil seal, et ma just kontrollisin, aga kuna mu üks TikTok videot ma tahaks nagu erinevad 3 riigi McDonald's nagu natukene võrrelda, nii et ma lähen nüüd McDonald's ja lähen sealt ühe burgeri Big Mac'is võtta ja siis vaatame, kas Eesti, Türgi ja Hiina McDonald's sama burger on samasugused. Läheme. Mis asja? Väga kahju, sest ma saan teada, et nad on juba suletud, aga pole hullu, et ma arvan, et ikka saaksime võrrelda Eesti ja Hiina McDonald's. Ja see väga huvitav oli see, et see töötaja, kui ta ütles mulle, et me oleme suletud, ta nagu ütles, nagu me oleme suletud. Mis mõttes me oleme suletud? Oh my god. Nüüd siis ma lähen minu värava juurde ja siis puhkan seal vist. Minu värav on F ja mina olen hetkel siin keskel, nii et see lennujaam on väga-väga suur, ma näitan teile. Siin tõesti tuleb nagu üks linn, et väga-väga suur. Ja kui keegi tahab teada, et miks ma lähen korraks semestri keskel tagasi koju, see on sellepärast, et meil Pekingis on üks väga tähtis inglise keele eksam ja nagu iga tudengitel on ainult 1 kord elus sellises eksamis osaleda ja siis ma tahaksin selles võimaluses kaasa haarata ja pluss mu vanemad plaanivad päriselt suvel Eestis reisida ja siis ma plaanin ka neil aidata siis viisa taotleda. Me läheme nendega järgmisel nädalal Eesti turismis viisa taotlema. Yeah. Where is Beijing? I just saw this. Yeah, here is Beijing. So, miks ma räägin inglise keeles, ma ei tea, aga Issand, see on nii väsitav. Ma kõndisin juba, ma arvan, vähemalt 15 minutit nagu järjest, nagu ilma puhkuseta. See on ikkagi väga kaugel, et ma olin just keskel ja nüüd ma olen F-i alal ja F-i alal mu värav oli F15 ja siis ma olen nüüd F8 siin. Veel väga kaugel. Ma ei tea, miks ta pane meil nagu see lennugi värava nii kaugele, et issand. Ma arvan, see kaugus on juba mingid Tartu lennujaamast juba Annelinna, ma arvan, kindlasti.
5 hours later. Nii, ma just tegin neid täistesti Hiina ja Eesti Big Maci seda täistesti. Kui sa tahaks nagu tulemust teada, siis kindlasti minge tšäkkima minu TikToki videot. Aga kokkuvõtteks see oli väga pikk reis ja kogu läks mingi 20 tundi, sest kui ma jõudsin lennujaama ja siis seal oli ummik ja siis koju jõudes kulutas ka väga palju aega selle peale, nii et ma olen väga väsitav ja teada, ma pean kell 5:30 homme üles ärgata, et eksamile minna. Ja täna ma ei jaksa enam väga pikalt rääkida, aga see on minu esimene YouTube'i video, aga kindlasti tuleb uued YouTube'i videod juurde. Nii et kindlasti tasub subscribe'ida ja pane like ja kommentaariga, mida te sooviksite näha minu YouTube'i channel. Ja näeme järgmine kord, tšau!